Šokid. Oleme siis alustanud oma road tripi, mille sa siit välja lubasid, et kuidas on siis muljad? Ei ole veel muljad. Kus me oleme muidu praegu? Hakkavad, ma ei tea, kus Rohukülast oleme läbi juba? Varsti Pärnus. No Mikk ja Jürka, mis te arvate siin olukorrast? Kestvad ovatsioon. Kuidas seda seletate, et oli vaja siin surfilaud kaasa võtta? Mille selle tingis? Mis selle tingis? Selle tingis tuulilill. Liisu, kus me oleme? me oleme Leedus. Leedus või? Ja kus edasi lähme? Me läbi selle linna nime poole lähme. No poole? Sonja Küland. Et on nagu keerunud. Nüüd on aru küll. Agnevi peame näkku. Mida? Sama suur kui turist väikene, kes ei ole Poolas käinud. Maailmuskaga oli väikene, maailmuskaga oli väikene. Ei päris chill, 22 kraadi, jee! Kuidas teed? Parmu pilv. Riis, räägi nüüd miks auto seisab siin praegu? Miks auto seisab? Meil on sünnipäev praegu. Kelle sünnipäev? Masta sünnipäev, vaata see meil, ma ei tea, kes siis nagu, mismoodi seda nimetatakse. 100 000 kilomeetri vanuseks. Jaa, 100 000 kilomeetri vanuseks sai. Tegelikult sellepärast me ju tulimegi, et ta saaks sünnipäeva soojal pidada, sest ta ju juba külmaga lärmas seal Eestis nii kohutavalt talvel ja mul oli tast nii kahju ja siis me mõtlesime, et tuleme. Toon ta sünnipäevaks soojale maale. Tšau, oleme siis jõudnud Rumeenia, Bulgaaria piirile, kus me peame laevaga üle jõe sõitma. Et ma ei tea, kas siin piiripunktis küll filmida tohib, aga seda hetke jäädvustada, siis panin kaamera käima igal juhul. Et kell on mingi 5 hommikul ja jube mõnus on mingi 15 kraadi ja lühikesed püksid on jalas. Filmid, jah? Kus me oleme, Liis? Ossa, kurat. Jälle juhe või? Jälle juhe, jah. Me oleme Bulgaarias. Väga hea. Ma mõtlen Mars. Ja kus linna me sõidame praegu? Sofiasse. Selge. Kuidas muljad on? Kestvad oot. Rising. Rising öö? Jaa. Väga hea. Väga uhke. On küll jah, nagu Mikk ütles, et kõik penajaamad on kinni, aga noh, et eesel ju kütet ei võta, noh. Võib-olla oleks nüüd paras aeg teha väike videoklipikene, et kuhu me siis jõudnud oleme? Me oleme Thessaloniki juures Kreekas. Kreeka, juhuu! Ja millised muljed siin eespool olevatel inimestel on? Väga head. Väga head või? Colin McRae. Kuidas roolis tundub? Nagu Colin McRae. On jah? Miks? Kurvid. Kurvid jah? Selge, aga kuidas Kreeka esmamuljed tunduvad teile? Väga viisakad. Just viisad, see on õige sõna. Nii, ja millal kohal oleme? 10. Paiku 10 vist. Ole. Kuulge, võtke korraks need asjad ära. Liis, kuule, me jõudsime nüüd nagu kohale, et kuidas emotsioon on? Olen väga väsinud praegu. Miks? Kas sa oled mingi pikalt sõitnud või? Jaa, täna olengi minagi rohkem sõitnud. No tšau, Mikk. Kus me siis jõudnud oleme nüüd omadega? Nüüd oleme Akropoli jõudnud ja nagu näha, vaated on meeletud. Meeletud. Ilm soosib meid väga hästi, sest eile natuke pilves. Ja tõesti super, kuradi nähtavus on nii selge, et no terve Ateena on peo peal. Ja mina ka. Ja Jürgen ka. Ja Akropolis ise on veel seal üleval. Või noh, ma ei tea, võib-olla kogu see ala on Akropolis, aga anyway, me oleme sinnapoole teel. Ja tasub veel ära märkida, et üliõpilane on ikka ülivägev olla, et Euroopa Liidu üliõpilastel on siia sissepääs tasuta, tavainimestel 12 €. Nii.
puhas 10 minutit. Võistel reporter, et kuhu oleme jõudnud ja mis teoksil? Ei no hetkel on kõsi tüü, et võtsin kohaliku rahvuspiruka spinatiga onju. Ja nüüd läheme metroo peale, et koju jõuda jalgpallimatšiks. Aga mis siin kõrval on toimumas? Kõrval on toimumas see, et täna metrood ei sõida, et mehed ei saa palka vist piisavalt või mina ei tea, mis see probleem on. Jürka kuradi oled ka siin meeltaval. Meelt, metroo peab rohkem palka saama. No tere õhtust, Mikk. Mis siis uudiseid viimaseid? Käisime vaatamas Olümpiakülas, kus olümpiamängud algust said ja nüüd tulime oma hotelli siia väiksesse. Et nagu ikka, meil on kõik asjad on olemas, siin on oma dušš. Oota, nii? Siin, seal nurgas. Aha, nii, dušš. Siin on meil rannatoolid. Siin on nagu see magamise koht. Ja siin on siis see, kus surfigama saab hoida, siin on see purjega. No selge. Praegu siin oleme laeva peal, sõidame Itaalia poole. Väike vahepeatus oli, ei oska kommenteerida kus kohas. Aga ilgelt rahvast pritsis meie korterisse. Meelest rahvasumar. Korter on muidu aus, jah? Ei, korter on väga viis. Oleme siin sisse paigutanud kõik oma asjad. Vahepeal küll pressida natuke peale. Rahvast siin tahtis korrali meie korterit. Jürgen, äkki oskad ka midagi? Tere! Oskan lisada vaid nii palju, et õru on päris normaalne. On jah? Ja oliivid on ka ikka suuremad kui Eestis. Selge. Oleme jõudnud siis Bergamo lähedale, umbes 50 kilomeetrit on lennujaamani ja siuke on tahalane, kes on kuskil vähe varustust käinud toomas. Masin on pakkunud nänni täis ja nüüd siseneme. Siin praegu mutti pole, hiilime vaikselt mööda ja tere Ego! Millega tegu? Ma juba selle juttu rääkis ära, et Bergamosse ja sa äkki näitad uusi nippe, mis siin... Muidugi toimub amma pesu praegu, et meil on viimast kilomeetris Bergamosse sõita, et täna viimane päev juba lennukiga lendame kohe Riiga ja siis juba kodumaale. Ja siin on viimane siuke tehnika saavutus, et siin tükk aega koltisin, kuidas seda vett nüüd parajaks saada. Et ühes krangist tuleb soevesi ja teisest tuleb külmvesi. Ja nüüd ma sain niimoodi, et kui ma siit külje võtame, kergelt soe rohkem lasen kui külmad, siis tuleb täpselt parajaks minule. Siuke värk. Selge. Kõik lill ja just meil paagi täis petsu ja viime rendik ära ja siis on molto bene. Selge. Ciao. Tšau Jürka, oleme siis jõudnud oma reisiga peaaegu lõpuni. No enam-vähem. Hakkame Riia poole. Noh, et äkki mõnele küsimusele püstoreporterile vastaks, Mikk. Kuidas siis seisud on hetkel? Seisud on hetkel väga hea. Kus oleme, mis värk? Ma olen siin Milano lähedal Bergamo lennujaamas ja ei, vahepeal väike komplikatsioonid nagu ikka. See kõik paisab juurde. Ja Ryanairi imeilus Boeing ootab meid siis, jah? Jah. Väga hea, nägemist! Meeldib uskuda, 200 aasta pärast pole sellel üldse vahet, mis nad kokku luuletasid, aga